Kui me 2010. aastal vedasime ja lugesime sularaha 9,7 miljardi euro väärtuses, siis 2011. aastal oli vastav number 9,9, mis teeb aastaseks kasvuks 2%. Selline kasv näitab kindlasti seda, et inimesed on eurosularahaga harjunud, nad tahavad seda kasutada, nad oskavad seda kasutada. Ja kindlasti iseloomustab seda raha kasutamist ka see, et meie poolt teenindavatest sularahaautomaatidest võeti 2011. aastal sularaha välja 6,9% rohkem kui 2010. aastal. Loetud rahast moodustasid mündid 0,6%, mis ühtepidi võib tunduda väike number, aga teistpidi, kui vaadata tükiliselt, siis seda oli üle 103 miljoni tüki. Ja kui me võrdleme sularaha struktuuri krooniajaga, siis müntide osakaal on kasvanud 15 korda. Sarnaselt teiste Euroopa riikidega on Eesti inimeste kõige eelistatum nominaal 50 eurone. Meie jaoks kõige kiiremad ajad on sarnaselt kaubandusele jõulud ja suvi ja kindlasti kõige rahulikumad ajad on aasta algus. Kuiselt töödeldava raha hulk peegeldab otseselt meie inimeste tarbimisharjumusi. Kui 2011. aasta alguses oli selgelt näha, et inimesed ei olnud uue rahaga harjunud ja sularaha kasutamine arveldamistes mõnevõrra vähenes, siis alates teisest kvartalist on sularaha kasutamine arveldamistel stabiilselt kasvanud, mis näitab seda, et inimesed on uue rahaga harjunud ja nad soovivad seda sularaha kasutada oma igapäevastes arveldamistes.